hei, Jasmiin siin. Me oleme hetkel Pärnus, meie garaažis, kell on peaaegu 1 öösel ja 13 juuni ning kohe hakkame sõitma Itaalia poole, kus toimub meil MM-i teine etapp. Aga selles videos ma ei näita teile mingit võistlemist või midagi, vaid me kõigepealt lähme vaatame F1 paatide võidusõitu, siis näitan, kuidas ma treenin või mida vägevat toimub seal Olbia saarel. Juhtub veel palju muud põnevat, nii et tuleme kogu kaasa. Kõigepealt kohe paneme auto käima ja asume teele. Õigemini mina lähen magama ja mul paps läheb rooli, sest ta on juba maganud päris pikalt. Ega ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Näeme Poolas äkki. Oleme jõudnud hoopis Tšehhi ja te ise ka imestaks, milline vaade. Aga ma teen oma õhtust jooksu. Mul on täiega Bridgetoni tunne. Kõik need pargid siin ja see kuningalass või ma ei ole uurinud, mis lass see on. Peab uurima, aga väga Bridgeton. Ma ei ole varem sihukest asja näinud, väga cool. See on full on labürint ka veel, nii et üli cool. Täna oli meil eesmärk jõuda Poola, aga oleme jõudnud hoopis Tšehhi. Tegin oma jooksu ära, nüüd läks õhtust sööma, aga mõtlesin, ma teen väikse room touri. Tavaline twin room, 2 voodit, aga on ka rõdu. Nii. Väike loojub. Et jah, nüüd lähme sööme õhtust. Tere hommikust. Tere hommikust, täna on laupäev, ma ei tea, mis kuupäev ja kell on kuskil 7:30. Ma olen jooksuringil ja me oleme jõudnud Itaaliasse, sihukese linna nagu Ferrera. Ja üllatus oli see, et täna hommikul joostes nägin, siin oli mingi vana autode võidusõit. Nad vist sõidavad 1000 kilomeetrit või midagi, ma ei saanudki väga aru. Nel frattempo abbiamo visto timbrare la prima delage di questa Mille Miglia 2024. Nel frattempo Üliäge on see kütuse lõhn siin õhus, siuke mõnus puidusõidu õhk. Aga inimesed on kohvikutes, söövad hommikust, sealt nad on mingi kontrollpunkt. Sinna ma lähen. Mis saab? Ma ei ole veel kindel, millal ma alla kirjutan. Aga vaatame.
kui üle käime, siis ma teen ise sulle ilma lahti. Ahah. Sina lihtsalt. Davai, thanks. Nagu sa lähed sirgel nii kiirelt ja siis kui see pööre on nagu siuke... No ikka hirmus, ma ei tea, Stefan vajutas gaasi ka ikka. Sa lähed sinna kurvi ja sa ei tea, kas sa nagu keerab ära, saad aru sellest tead ja üks hetk, et sa naksad. Jaa, hirmus küll. Nendega edasi, seda hakkab tegemist. Kõik läheb nii kiireks. Tere hommikust, täna on teisipäev, viimane päev vlogis ja viimane päev enne MM-i algust. Päris mitmed sõitjad on juba kohal siin ja asjad juba pädokis. Aga mõtlesin, et võtaks ühe hetke siis rääkida oma mõtetest ennem siis MM-etapi algust, et selleks on meil siis see aasta 2 uut masinat, mida me ei ole saanud väga palju testida, nii et võistluste ajal ma tahaks väga keskenduda sellele, et me valime õige masina, me saame õige settingu sinna ja ma usaldan seda ja ma saaks seda maksimumi kasutada, sest et võistlustase on väga-väga võrdne meil naiste seas. Nii et tuleb põnev sõit, lubab tuult, mis tähendab, et füüsist on vaja. Ma olen väga elevil kokkuvõttes siis sellest. Aga jah, sükke oli siis meie reis Olbiasse. Oleme tegelikult siin jah, trenni iga päev natuke teinud kõike, ma ei filminud. Stefanist rääkides see on nii võidusõidu olukord, mul on nii hea meel, et ta on F1-s ja ta saab seda kogemust kogeda ja meil oli ka väga äge näha siis ka Olbias seda F1, sest see oli tõesti väga ägedad hääled ja nii edasi. Ja nüüd ongi, ma lähen lõpetan oma jooksu. Aitäh, et vaatasite, pange subscribe ja elage siis kaasa järgmises vlogis meie MM-etapile, mis on siis juba küll läbi.